Hawaii Express Estonian Cup rattamaratoni etapil osalejad kohtusid Antslas, kus legendaarse Haukalaada osana sõideti selle hooaja 6. etapp. Haukalaada maraton on selle aastastest sõitudest kõige lõunapoolsem. Rada kulgeb nii Võru kui ka Valgamaal. Võidusõit kulgeb peamiselt mööda kruusa ja kasutusest maas olevaid metsateid. Seda kõike paljuski ka Karula rahvuspargi territooriumil. Siin saab nautida nii üdini puhast loodust kui ka imelisi vaateid. Hawaii Expressi GP, Gardena maratoni, Ruit Expressi poolmaratoni ja Põltsamaa lastesõitude peale sai rattarõõmu tunda väga soojas Lõuna-Eestis üle 620 rattasõbra. Kiiretel teedel sai eest suur juhtgrupp, keda näeme siin sõitmas 15. kilomeetril. Kui keerati aga metsateedele ja võeti esimesed tõsisemad tõusud, rebiti grupp ribadeks. Europargi mäefinišisse 29. kilomeetril tuli esimesena mullune maailma karika üldvõitja U23 vanuseklassis Martin Splums. 10 sekundit lätlase järel tuli Küüslaugu festivali vahefinišide arvestuse liidrisärgis Peeter Tarvis. 3. kohapunktid võttis veel 20 sekundit hiljem sarja üldliider Raido Saar. 4. Kaspar Austa, 5. Sten-Erik Ottender. 12. tuli sel aastal grupisõidus Taimaa velotuuri võitnud Martin Laas. Ja alles 13. mullune sarja üldvõitja Gert Jõeäär, kes oli vahepeal rajalt eksinud. See-eest tegi ta meistrile väärilise pingutuse ja püüdis kinni nii Tarvise kui ka Plumsi, mis järel jätkati kolmekesi koos. Nii võeti Hans-Krohe kiirenduskilomeeter ja sõideti finišini välja. Lõpujoone eel näitas aga Plums oma meisterklassi ja jättis koostööd teinud Como Veloplussi mehed selja taha. Võitnud Plums sai autasuks muuhulgas elusa veisepulli, teiseks jäänud Jõeäär, Navitrolla maali ja 3. lõpetanud Tarvis terve lamba. Kiire rada oli väga kiire, et niisugune uus maraton, hea jälle uusi kohti avastada, see on hästi, ma pole kunagi siin Antslas käinud. Yeah, I know if I will be first in a few corners before when we go off the gravel, then I know I will win. Yeah. Enne mäe finišit kiire laskumine, sealt ei saanud aru, peab ära keerama ja panin otse. Sinna läks mingi, ma ei tea, minut kaotsi võib-olla. Ja aga sain kätte esimesed, aga siis ma arvan, et sinna läks nii palju jõudu, panin magama, et see ei puudu lõpus. Kaspar Austa üritas Hans-Krohe kiirenduskilomeetril jälitavast nelikust minema pääseda ja sai ka sisse 10-sekundilise edu. Üritus on aga nurjunud katse. Kohaliku vallamees Taavi Kannimäe, Raido Saar ja Sten-Erik Ottender asja nii ei jätnud ja püüdsid ta peagi kinni. Ent Austal oli finišis siiski piisavalt palju jõudu alles, et end 4. sõita. 5. sprintis Ottender ja kohalik antslamees Kannimäe oli 6. Raido Saar 7. vaatas seda heitlust vaid tagant pealt. Siiski piisas taas Saarel 7. kohast, et üldliidri särk veel enda selga jätta ka järgmisel etapil. Naistest võttis oma 5. võidu Grete Steinburg, edestades Mari-Liis Mõttust ja Krista Karingut. Liidrisärk jäi aga ikka Merili Sirveli kanda, kuna Steinburgil on üks sõit vähem osaletud. Karing
oli aga see õnnelik, kes Fortuna tahtel võitis korraldajate poolt välja pandud puhtast kullast plaadi. Põltsamaa lastesõitudel oli taaskord tublisti osalejaid. Igaühele oma eale sobiv sõit. Klassid on kuni 6-aastased lapsed, kuni 8-aastased ja kuni 10-aastased. Viimaste seas selgitatakse välja Põltsamaa liidrisärkide omanikud. Poiste seas käib üldkokkuvõtte võidule kiberebimine. Täna tuli kasutada võitja välja selgitamiseks suisa fotofinišit. Oma 4. võidu võttis Sebastian Suppi, Markus Aleksander Saare ja Herlen Kajo ees. Viimane jätkab aga üldliidrina, kuna Sebastianil on vaid 4 sõitu kirjas. Arvesse lähevad 5 parimat tulemust. Tüdrukutest on Loore Lemloh üldvõidu kindlustanud. Ehk seepärast teda täna stardis ka ei olnud. Võit läks oma 10. sünnipäeva tähistanud Maria Jürisaarele, Karmen Valmseni ja Linda Lentsmendi ees. Kokkuvõttes võib öelda, et Haukalaada rattamaraton pakkus põnevaid üllatusi. Imeilusat metsa, künklikku maastikku ja imelisi vaateid. Väga mõnus esimest korda, et tulen uuesti veel. Tegelikult oli väga mõnus rada. Oleks vähegi jaksu, sest küll sõidaks. Võib-olla oligi, et rada oli väga huvitav, ülihuvitav ja lihtsalt mõnus päev spordirajal veeta. Selles mõttes super, et tõesti paras, võib-olla oli veidi valav, aga selles mõttes, mis need eelmised ilmad olid, sellega võrreldes ikka super, et väga-väga hea. Metsa vahel siuke mõnus ja nii palju, kui seda metsa oli. Võib-olla siukest singlit või siukest juurikat oli vähem, et oli siuke kiire sõit oli tegelikult. Kes ikka jaksab, see sai ikka väga kiiresti sõida. Aeg on käes, aeg on õige, täis käik see supervõimeil. Veidi kiirust hoidab närve, painutab aega pärve, mu tee pealt ees mu hoog on see. Ja mägesid oli ka mõnusalt? Jah, mõnus siukene üles-alla, et see on siukene hea omapära siin. Et väga hea, super. Nii lihtne rada oli. Hästi kruusane ja kiire. Isegi minu jaoks see kõik. Sõit oli väga hea. Ilm oli hea, päike ei teinud liiga ja tolmu vähe oli rohkem. Aga super oli jah. Elvaga sarnane, selline hästi kiire, kruusane, mägesid vähe, tehnilist vähe. Aga sobib siuksele, nagu mina sobib hästi. Minu jaoks oli siis kõige suurema keskmise kiirusega, et oli suht kiire rada, kruusa ja teed oli hästi palju. Vaated olid väga ägedad, selles mõttes siin on nii ilus, aga seda ma teadsin juba varem. See muidugi ei ole aega väga vaadata ja tore oli, et palju oli joogipunkte tee peal, see kulus ära, et palav oli ja mudane. Suuremaid tõude ei ole siin. See on selle sarja nagu selles suhtes kõige kruusasem sõit. Nii kruusas sõita pole olnud.
Võib-olla natukene tuleb vaadata rajamärgistust, oli siin paar korda, kus inimesed eksida kuulsin, isegi eksisin korra. Märk oli, aga natukene halvasti oli näha. Aga muidu selles suhtes ei midagi halba, et vaatasin, et rajaõlgesed ikka olid siin ja korraldus ja kõik on normaalne, ei ütle midagi halba. Emotsioon on positiivne finišis? Alati peale sõitu on positiivne emotsioon. Miks küll? No ma ei tea, et raja peal nagu mõtled need raske momendid, miks ma siin olen ja mis ma siin teen, aga kui jõuad finišisse ja siis poole tundi hiljem mõtled juba, et kus see järgmine start on ja millal rajale saab uuesti. Aga meie teame, kus järgmine etapp on. See sõidetakse Pärnumaal 25. augustil, kui juba 19. korda toimub Jõulumäe rattamaraton. Kui rattasõit natukenegi meeldib, tasub end kirja panna ja kohale tulla. Registreerumine ja tulemused ikka aadressil estoniancap.ee. Kohtumiseni!